Et jutt jumala õige, mina see olen ja ühtlasi on see sama veidi imelik tüüp, kes üritab keset talve jää pealt muru niita. Aga tegelikult see ei ole päris muruniitja. Et see on selline aparaat, et kujutage ette, et teil mõnikord on vaja teada, mis teil jalge all on. Kus kohas asuvad kaablid, kus asuvad torud, palju näiteks on järvepõhjas muda või kuhu vanaisa näiteks varanduse peitis. Siis meie tuleme selle muruniitjaga kohale ja see muruniitja hakkab sealt alt kiirgama elektromagnetlaineid välja ja tagasi peegeldub ta siis erinevatelt kihtidelt erinevalt ja meie saame endale sellise ilusa pildikese. Esmapilgul tundub võib-olla veidi keeruline, aga tegelikult on päris lihtne. Tegemist on järvega, see ülemine osa on siin järve vesi, seal all on kenasti järve muda ja kõige all siis on järve mineraalne põhi, kas siis liiv, kruus, savi, mida iganes seal on. Aga mitte ainult erinevaid kihte me ei näe. Me näeme seal ka näiteks, kui järve põhja on midagi ära uppunud. Antud juhul me arvame, et seal võiks olla näiteks üks kalamehe uppunud paat. Tegelikult ei ole käinud ja vaadanud, aga te võite minna järgi vaatama, kus see on. Ja siis lõpetuseks järguks ütleks veel siis nii palju, et mitte ainult selliseid huvitavaid asju me ei vaata, vaid ka teeme praktilisi asju. Et siin on siis üks näide Tallinna sadamast. Et arheoloogid leidsid ühelt vanalt kaardilt, et Tallinna sadama territooriumil, kuhu plaanitakse laieneda, on siis üks vana laevavrakk. Aga ei teata, kus ta täpselt on, kas ta üldse on ja kas ta jääb ehitusele ette. Meie läksime siis kohale, tegime jälle oma muruniitega seal natukene tööd ja leidsime sealt mingisugused anomaaliad. Tundub jälle üsna selline veidi segane. Aga kui me kandsime kaardile, näeb välja täitsa sellise kena laperguse laeva kuju. Arheoloogid tulid kohale, tegid ühe pisikese augukese sinna sisse ja nägid, tõesti, oligi laev. Ja mis oli siis sellise töö kasu, oli siis see, et Tallinna sadamal ei olnud vaja muretseda, et järgmisena tulevad nende ekskavaatorite asemele sinna kaevama siis juba arheoloogid, aga mitte ekskavaatoriga, siis lusika ja pintsliga ja tõenäoliselt mitte üks päev, vaid pool aastat või umbes niimoodi. Aga me ei vaata ainult maa sisse, saame vaadata ka seina sisse, saame vaadata lae sisse ja kevadest mäletate kindlasti, et Russalka kuju oli tellingutega ümbritsetud ja kate oli ka peal. Seal ei tehtud tegelikult mitte midagi kahtlast. Et näiteks meie käisime seal uurimas, et mismoodi see kujuken on postamendi peale kinnitatud. Ja nägime ilusasti, et kuskil 8x10 cm teraslatid läksid umbes meetri sügavusele betooni sisse. Ehk siis, kui hakatakse reiditeed rajama, ei maksa karta, et see inglikene sealt lendu tõuseb suure vibratsiooni peale. Ja lõpetuseks sooviksin tänada kõiki seniseid meie koostööpartnerid, kes on meiega koos väga häid tööd teinud ja tänan ka kõiki kuulamast. Tulge vaadake, muruniitja on täna ka siin, nii et saab viimase loo veel võtta.